Brenda oli mulle vist Messengeris 8 korda helistanud, ma talle 6 tundi ei ole vastanud, siis ta eeldas, et ma olen kuskil põõsas surnud juba. Mis asja? Kui kiivrit ei ole, siis rollu peale ei istu. Meil ei ole elektrit, väljas on hästi palav. Nüüdseks on möödas mingisugune 5 tundi. Meil ei ole ikka elektrit. Tere hommikust, käes on pühapäev, 27. aprill, kell on umbes 6 hommikul, ma hakkan kohe Melbourne'i sõitma ja ma lähen Melbourne'i jalgpalli vaatama ja seda teab Brenda ka ja ma päriselt lähen ka. Aga Brenda arvab, et homme hommikul peale jalgpalli ma sõidan tagasi koju. Aga tegelikult ma lendan Balile ja ta ei tea seda. Nii et ma võtsin järgmise nädala, võtsin töölt vabaks ja ma lähen üllatan teda Balil. Nii et ehk lähen vaatama, kuidas läheb. Tere hommikust, kell on 3 hommikul, hakkame liikuma lennujaama, kell 6.30 läheb meil lend Balile, nii et pool tunnikest sõidame lennujaama ja siis väike check-in ja siis saadame mõned vingerbussid ka Brendale, et ta arvaks, et me liigume tagasi Griffithisse. Oleme jõudnud Melbourne lennujaama, auto pandud parklasse ja kell on mingi 3:45. Meil on natukene alla 3 tunni aega, kuni lennuk läheb. Nii et nüüd me võtame siit, vaatame bussi, saaks lennujaama ja siis lähen vaatame, mis toimub. Olen siin väravas. Turvakontroll ja kõik läks väga libedalt, väga palju rahvast ei ole praegu hommikul siin lennujaamas. Kell oli 5:40, nii et umbes 40 minuti pärast peaks ära lendama. Ehk siis nüüd tuleb natuke trikki teha, ehk siis täpselt enne seda, kui ma õhku tõusen, ma kirjutan Brendale, et okei, tšau, ilusat hommikut ja et ma hakkan koju sõitma. Ja siit Melbourne'ist meie juurde nõudib 5,5 tundi ja Balile lendab 6 tundi. Nii et ma loodan, et see ei ole nagu enam-vähem kahtlane, et ma ei vasta talle paar tundi, et siis ta teab, et ma sõidan autoga. Ja siis niipea, kui ma maandun Balil, siis ma saan talle sõnumi, et ma jõudsin tööle, et ma jooksin otse tööle, nii et ma pärast helistan sulle. Ehk siis see võiks mulle anda veel selle mingi tunni või 2, kui mul on, et temani jõuda. Ja. Nii et pasin veel laenaval telefoni kiirelt täis ja siis lähme otsime selle Brenda üles sealt Indoneesiast. Oi, kui tuline. Ma ei saa. Siin ei saa kõndida. Kuidas sa oled seal? Seal mingid kindlad kohal on natuke paremad kui teised kohad. Sa oled? Ma ei jõudnud tehagi midagi. Ma arvasin, sa oled seal. Siit nirisebki see riis või see. Siin on nii hirmus ju. Okei, just tuleb. Taba kasvab tagasi, käsi kasvab ka või?
saba kasvab. Ja aga mulle, ma ei käi vaata nende märgade ujukatega. Yeah. No nii, oleme Balile jõudnud. Lennujaamas ka siin oli üpris vähe rahvast, nii et läks see päris libedalt. Kui ma oma telefoni sisse lülitasin, siis mul oli mingi 1000 vastamata kõnet ja Brenda oli mulle vist Messengeris 8 korda helistanud. Tavatelefoniga mingi 3 korda, nii et ta arvas, et kuna ma talle 6 tundi ei ole vastanud või 6,5 tundi, siis ta eeldas, et ma olen kuskil põõsas surnud juba, aga ta oli siis inimestele helistanud, kes ütlesid, et ma jõudsin Griffithisse ja kõik on hästi. Nii et ma eeldan, et ta endiselt ei tea, et ma jõuan, nii et ma annan andeks Brenda, et ma et sa pidid arvama, et ma kuskil kraavis surnud olen, aga see on kõik üllatuse nimel, nii et ma arvan, et ta on lõpuks, ta ütles mulle niimoodi, et õhtul räägime. Nii et ma arvan, õhtul räägime, kuidas ma ei tohi ära kaduda, aga ma loodan, et ta andestab, kui ta näeb, et ma siin olen ja et me saame nädal aega Balil koos veeta. Kahjuks on Brenda päris kaugel lennujaamast hetkel, eks nad on Ubudis Liisiga, ehk siis nüüd on taksosõit siuke 1,5 tundi Ubudi. Nii, kuskil siin on Brenda ja Liis. Nii et jah, me peame nüüd üles otsima. Põõrna elu, kus nad olla võiksid. Mis asja? Are you kidding me? Mida? Tšausi. Kus see võimalik on? Oh my god, nad kõik valetasid sulle täna. Ma nutsin täna. Oh my god, ta oli lennukis. Oh my god, kuidas sa teed siin? On siis nagu, kas sa tahad magustöödu teha või sa tahad soolastöödu teha. Et nagu mingi veganid ja Ma ka ei tea. What in oh my god, I have glitch in the universe. Ma olen nagu mingi, miks ta meie poole tuleb? Let's go. Tulime mingi mega lahedasse restorani. This is Bali. 4,9 tärni, 9000 review'd. Ja siis siin saab tellida sellised valmistoite. Ja siis on võimalik teha ise endale toit, aga mitte nii, et sa ütled, et ma tahan siia seda, vaid sa valid siit omale ja hakkad tegema templates, nii et väga lahe.
kui vaatad paremale, siis näed Pali selliselt. Elektriliinid maasvärki ja siis vasakule. Luksus, fancy. Nii peaks igas poes olema, seal all on popcornid. Ja siin on mikrolahi, teed omale popcorni valmis, homme teeme. Ja nüüd läheb Hans esimest korda rollutaksosse. Kuidas tunne on? Hästi, ma olen elevil koos Indoneesia mehega sõitmisest. Meil on kaasas, jaa. Brenda kohustuslikud vannimütsid on meil kaasas. Vannimütsid on kaasas, kindlasti peab kiivrit küsima, kui kiivrit ei ole, siis rollu peale ei istu. Ja mütsid pähe, siis ei saa täisid äkki. These stray dogs. Yeah. Yeah. But I send them to clinic, vaccine, sterile. Palju on või? Annan talle 100 000, ma arvan. Või palju sa tahad anda? If you want, you can follow me. Okay. Facebook? Yes. Koerad teavad teda, vaata. No. Vihma ei ole palju saanud, jah. Mis palju ma pole üldse vihma saanud. Meie kodutuur. Sesse. Reaalselt. No nii, me oleme nüüd Mai Tai kohas, kus kohas mina käisin Pineapple karrit söömas. Ja nüüd me oleme 3. korda siin, olen mina, Hans 2. korda. Mina tegid esimest korda söömas. Yeah. Thank you so much. Thank you. Maitseme nüüd siis massaman karri. Üks meie lemmikutest. Eile mina söön banankarri, mis oli super hea. Ja see siin on siis pork kalega. Väga hea massaman karri, ei ole liiga spicy. Super maitse. Pork. Väga hea, sulab suus. Tulime just enda majutusest. Meil läks majutuses elekter ära. Või noh, ma ei tea. Midagi töötanud, see ma arvan, et elektrit ei ole. Ja siis käisime küsimus, ütles, et tänaval ei ole elektrit, et ei tea, mina tagasi tuleb. Ja siis me tulime peatänavale, et lähme siis massaaži, sest väga palav on toas, kui elektrit ei ole. Peatänavale on ka elekter läinud, et kõik kohad on ka pimedad. Millal elekter tuleb? Keegi ei tea. Õnneks me teame kohta, mis on piisavalt suur või fancy või ma ei tea, kus on kindlalt elekter ja ma näen, et seal lambid põlevad, nii et me läheme siis keskusesse, et natuke konditsioneeri alla saada. Ülikaua on elektrikatkestus olnud juba ju. Elektrikatkestus on olnud umbes tund aega ja nii mega kaua. Ja ma mäletan, et kui me käisime Vietnamis, siis Vietnamis oli päevas mingi 5 korda vähemalt. Ja oli niimoodi, et korra läks ära, veits aega oli, tuli tagasi, et see oli nagu siuke paari mintsa asi. Aga nüüd on peaaegu tund aega olnud elekter ära Palil. Nii et me tulime siia fancysse keskusesse, see on päris hea. Ja äkki läheme siia kuskile kohvikusse ja midagi fiksuma võib-olla siis. Või minna. Selline vaade ostukeskuses siis. Uurisime natukene rohkem ja me oleme endiselt siin ostukeskuses praegu, aga pool saart või üle poole saare on ilma elektrita hetkel. Pool lennujaama on ilma elektrita. Paljud kohad nagu see siin hetkel, neil on oma tagavarageneraatorid sellisteks juhtudeks, aga peamiselt Bali saarel tuleb siis elekter mööda
ookeanialust kaablit Java saarelt ja sellega on hetkel mingisugune jama, nii et elektrikatkestus on umbes 1,5 tundi käinud. Meil nii fancy't hotelli ei ole, et meil tagavarageneraator oleks, nii et me peame lihtsalt lootma, et see varsti parandatakse ära, sest et õues, nagu me enne ütlesime, 38 kraadi. Et kui ei parandata, siis tuleb üpris palav öö. Jah, Niepi pool 2, näe. Olen vajutuses, kott pime, sest meil ei ole voolu. Ei ole ujuma siis siia basseini. Palav on ja pime on ja ma ei teagi, mis me teeme. Nagu toas ei saa olla, sest toas on, õues on juba palav ja umbne, siis toas on veel hullem. Oleme tagasi majutuses. Osades kohtades linnas oli elekter, meil ei ole elektrit, väljas on hästi palav. Ja toas ka, ühesõnaga lõpuks me ei tea, meil pole nagu, me ei tea, mida teha. Aga ma näitan kohe häkki, mis ei ole nagu sellepärast, et ma ei tea, elektrit ei ole, aga hoia seda. Kas on valgust ka vaja või? No, sa võid näidata mulle. No, nii. Aga sa võid tegelikult valgusi kinni panna ka. Okay. Minu häkk, mis ma siis omale reisile kaasa võtan, point oli siis see, et ma reisin üksi ja osades majutustes pole võib-olla sellist valgust ja tore olla. Tada! Ülihea, kes teades, et elekter ära läks, tegelikult Niepi ajal oli ka mul seda vaja, nii et meil on valgus. Ja kui me tahame, siis tegelikult me saaksime selle lahtiga teha, vaata tervesse tuppa, aga ma ei ole viitsinud, mul on see piisav öölamp mul. Super. Mega. Samal ajal, kui igal pool on elekter ära, kodus elektrit pole, midagi ei toimu, siis on restoran, millel on elekter. Seal on live muusika, siin grillitakse ja isegi happy hour on, nii et midagi muud ei jää üle, peame mingid joogid tegema, sest elu on selline. Elu ise suudame. Jah, et ellu jääda, me peame tegema happy hourit siin lihtsalt. No, nüüdseks on möödas mingisugune 5 tundi. Kell on 9 õhtul, meil ei ole ikka elektrit või nagu te näete, mingid tänavalgused. On, teises kohas ei ole. Mingites kohtades on, aga nagu suures pildis ikkagi ei ole elektrit. Meie majutuses ei ole. Saime teada, et see on aastast 2005, ehk siis viimase 20 aasta kõige suurem elektrikatkestus Paadi saarel, sest et mingi hetk oli terve saar ilma elektrita. Nii et generaatorit ei olnud, siis jälle mingisugused asjad, mida varem pole olnud või kaua pole olnud, mingid katastroofid, mingid asjad. Me oleme jälle siin olnud. Aga ikkagi mitte nagu eluohtlik, vaata. Et nagu suur katastroof, aga mitte eluohtlik. See on meie nagu moto. Jah. Aga me nüüd siis otsime, kus süüa saada. Ja paari kohta teame, aga mõtlen, lähme kaugemasse kohta jalutame natuke läbi Sanuuri, vaatame, mis see situatsia on. No süüa saab fancy'dest restoranidest ikkagi, et nendel, kellel on oma generaatorid ja asjad. Nii et siin, ei ole neid kohti palju, aga on. Vaata, kus siin on inimesi või? Need üksikud kohad, mis on lahti. Liis maandud tunni aja pärast, sa ei tea midagi, mis toimund on. Ei tea, jah. Niimoodi siis on söögikohad lahti täna. Juua ju saab. Siin tõesti ei näe, kus sa künnid, et loodetavasti kanalisatsiooni ei kuku. Aga ei näe valgust tuleb, ära pane. Ei pane, davai. Oleme jõudnud teisele poole või natukene siia Forgeta juurde, kus me muidu käime, kus ma enne elasin, kui ma Sanuuris olin. Ja siin on täiesti kottime, siin ei ole midagi. Nii et meie piirkonnas tegelikult on juba nagu mingil määral mõned kohad olid, nii et me vist peame otsa ringi pöörama ja sinna tagasi minema. Võimalik. Siis me juba Crabist vaatasime ka, et kas saaks nagu tellida süüa kuskilt ja suht paljud kohad on ennast kinni pannud. Nii et nälga me ei jää, seda me teame, poes saab kindlasti kiirnuudleid ja akupangad on täis, nii. Ja siin poodides on ju kiirnuudlitel, nagu siin on see, et sa ostad kiirnuudlid näiteks tanklast ja lased kohe seda kuuma vett peale. Et põhimõtteliselt teed tanklas supi valmis endal. Nii et see on alati backup plaan. Me jõudsime Forgetani. Mõtlesime, et tuleme sööma. Ma tulen oma tasuta jätsi võtma, mis mul siit saada veel on. Seisari salatit saaks palun. Ja selline see ongi. No, ei saa vist Seesarit praegu. Ei saa.
ja sellised rotid, nii 2-meetrised rotid jooksevad ringi. ma käisin poes, Hans astus ja ta jalge eest hüppas nagu mingi sama suur kui see Coca-Cola pudel. 2 Coca-Cola pudelit oli vähemalt. ja ta andis selle rotile peale just. ma ütlesin Kutsule, et ära ole keset teed, enne ma olin keset teed ja siis ma kutsusin ta kaasa. Talle meeldib pillimehed jah. Ja siis ma ütlesin Kutsule, et ära ole keset teed, et lähme ära siit. Ja nüüd ta meiega mingi mega kaua kaasas käinud. Lähme. Ja talle vist ei meeldi, aga kordel ei meeldigi vaata mingi kilakola siukene. Ja siit me läheme tagasi koju. Back home to Australia. Liigume nüüd Sanurist lennujaama. Tellisime omale krääbi ette ära, nii et kell 7, ei 6.30 oli kohal. Tegelikult oli pool tundi varem kohal ja. Nii et nüüd sõidame 40 mintsa airporti. Nüüd on koju minek. Täna on, mis meil on? 4. mai. Õhtu käes. Liigume check-in'i. Siis saame lennukis süüa. Ja siis lähen magama ja 5. mail hommikul oleme Melbourne'is kell 5 hommikul ja siis istume autosse, sõidame koju. Nii et äkki lõunaks oleme kodus. Nii, D1 kuni D4. See kõigepealt peame siit läbi minema. Ja minu üksi reis 5,5 nädalat ongi läbi. Sama video, mis ma tegin Melbourne'i lennujaamas. Aga ma ei ole üksi. Kaksi reis on läbi. Ciao!